Kellelgi on küsimus, et kuidas Riigikohtu esimehel on nii palju aega, et muu töö kõrvalt jõuab välja anda ka juuraraamatuid, siis ma rahustan inimesi ja ütlen, et see on tehtud vaba aja arvelt viimased 3 aastat. Ja maksejõuetusõigus minu jaoks on olnud selline huvitav hobi, ütleme nii. Pärast iseäranis nüüd igapäevasest õiguse mõistmisest natuke kõrvale astumist on olnud see teema minu jaoks selline üks kesksemaid õigusteemasid, mille juurde ma olen jäänud koos tsiviilprotsessiga. Ja see mulle pakub jätkuvalt huvi. Nüüd kogu selle raamatu saamislugu on selles mõttes huvitav, et see stardipauk tuleb hoopis Saksamaalt. Nimelt telliti minult Pekki kirjastuse poolt siis ülevaade Eesti maksejõuetusõigusest, mis siis avaldada koos siis Saksa pankrotiseaduse kommentaaridega. Ja kui ma esialgu arvasin, et see on selline väike töö, mis ei võta palju aega mult, siis ma olen nagu elus korduvalt juba eksinud ja kõvasti eksinud. See on 3 aastat mult võtnud ja mahult väga suureks osutunud. Ja ühel hetkel tekkis küsimus, et miks siis mitte võiks selle sama jutu ka eesti keeles välja anda siiski Eesti lugejale, seda enam, et Eesti maksejõuetusõiguse kohta süstematiseeritud ikkagi terviklikku kommentaari õppematerjali siiamaani ikkagi ei ole. Ja kuigi kogu aeg valmib meil kohe pankrotiseaduse kommentaar, ometigi seda veel hetkel ka ei ole. Ja minu selline panus võib-olla sellesse maksejõuetusõiguse esitamisse nüüd siin raamatus ongi enda arvates kõige suurem selles osas, et ma võtsin kokku 3 põhilist Eesti maksejõuetusõiguse õigusakti, pankrotiseaduse, füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse ja saneerimisseaduse ja katsusin neid süstemaatiliselt siis esitada võrdlevalt koos siis olemasoleva Riigikohtu praktikaga, mis siis ulatub siis hallidesse aegadesse 90. algusesse, mille ma siis ka tõepoolest oma käe peal läbi töötasin. Võimalik, et tulevikus kõike seda tööd teeb tehisintellekt, aga täna on see veel inimese töö ja minupoolne panus ongi teile siis tuua esile kõik see, mis on siis seadustes kirjas, mis on Riigikohtu praktikas kirjas ja omapoolsed mõtted, kuidas neid lünki, mis siit kõige vahel on, ka täita võiks. See on see panus, mida ma loodan, et ma olen suutnud siia anda. Nüüd see raamat osutus väga mahukaks, ütleme nii, ületades minu kõige suuremaid kartusi ja tõenäoliselt ta on võib-olla sellise struktuuriga, mis ei ole Eesti lugejale harjunud. Kuid ma ütlen ka, et ma tänan siin Pekki kirjastust selle eest, et tema struktuuride mõtted, mis on Saksa poolt antud, katsusin siis meie arusaamadega mugandada. Saksakeelne versioon jätkuvalt ei ole veel ilmunud ja see on oluliselt lühem ja kompaktsem, natukene teistsuguse struktuuriga ka, seega ei saa rääkida siin tõlkest või millestki sellist. Eestikeelne tekst on palju mahukam ja Eesti lugejale rohkem suunatud. Mul oli siin igasuguseid mõtteid ja abilisi alguses, aga tasapisi siis selle põhitöö pidin ikkagi ise tegema. Soovin tänada kindlasti Maris Šihalejevit, kes mind mõtetega on aidanud siin selles töös ja ka ülevaatamisega. Ja soovin veel kord tänada Pekki kirjastust, kes oli lahkelt nõus selle raamatu eestikeelses ka välja andma. No kes võiks huvi tunda selle raamatu vastu, mis mulle endale tundub, siis kõik need, kes praktikas igapäevaselt maksejõuetusõigusega tegelevad. Minu jaoks tundub, need võiksid olla loomulikult kohtunikud, kohtuametnikud, võiksid olla pankrotihaldurid, saneerimisnõustajad, usaldusisikud, kõik need, kelle kohta maksejõuetusõigus käib, aga ka kõik need, kes selle maksejõuetusõigusega ka võlausaldaja või ka võlniku poolelt kokku puutuvad, võib-olla saavad oma
teatud küsimustele vastuseid süstematiseeritud kujul, mida ma loodan, et ma olen suutnud vähemalt mingis ulatuses teile anda. Ja loomulikult advokaadid, ka, kes selles vallas tegutsevad, ma usun, et ka teil on siit üht-teist lugeda ja sellisel kujul meil Eestis ei ole maksejõuetusõigust senimaani esitatud. Aga ma tänan igal juhul teid kõiki, kes selle raamatu kätte võtate ja kindlasti ei pretendeeri see raamat täiuslikkusele, siin võib olla lünkasid, siin võib olla teatud küsimusi, mis osaliselt võivad viia seaduste vastuoludeni, Riigikohtu praktikaga vastuoludeni ja võimalik, et ka loomulikult koostajapoolsete eksimusteni, kes leiab sealt mingisuguseid küsitavaid kohti, palun mulle seda ka teada anda, et edaspidi seda raamatut võib-olla edasi paremini lihvida. See raamat ei konkureeri kindlasti mitte kommentaariga, mis ju peatselt loetavasti ühelt pankrotiseaduse kohta on ilmumas, kus peaks olema esitatud ju normide kaupa süstemaatiliselt siis põhjalikumalt, dogmaatiliselt läbi töötatuma. See raamat on maksejõuetusõiguse käsiraamat. Ja see ongi praktiline raamat, mis ei tähenda seda, et see oleks sellepärast halvem raamat. Ma usun, et need vastused neile põhiküsimustele, mis teid huvitavad, võib-olla ja loodan, et te siit leiate. Kes otsib siis pikemalt ja põhjalikumat käsitlust, leiab selle kommentaarist edaspidi. Ma arvan, et selline võiks olla see suhe. See raamatut ma ise loodan, et saab kasutada ka õppematerjalina. Võib-olla ta on natukene paks, natukene põhjalik õppetöö jaoks, aga vähemasti mingi baasina võiks ta kasutusele tulla. Veel kord siis tänan kõiki, kes mind siis on siin aidanud. Tänan kirjastus Juurat ja Peep Pruksi, kes selle raamatu siis sellise välgukiirusel on kirjastanud ja välja andnud. Tänan kõik abilisi ja loodan siis, et on huvitavad lugemiselamused. Aitäh!